Kui sa oled human disainist juba mingit isiklikku kasu saanud võib-olla teada midagi põnevat kasulikku enda kohta, võimalik, et see süsteem on aidanud sul juba teha mingeid paremaid valikuid, kasvatada enesekindlust, eneseusaldust, mõista paremini oma eripära ja sa tunned nüüd, et sa tahaksid õppida seda süsteemi kasutama tööriistana ja rakendama seda tööalaselt. Ehk siis aitama mitte ainult ennast ja oma lähedasi, vaid võib-olla ka inimesi, kellega sa koos töötad või kellele sa mingisugust teenust osutad. Sa tahad aidata ka teistel teha tööd oma piiravate lugude, uskumustega, aidata ka nendel kasvatada eneseusaldust ja mis kõige tähtsam, luua teisele inimesele päriselt tema eripärast lähtuvaid lahendusi. Nii-öelda rätsepülikondasid, mis arvestavad täpselt teise inimese mõõtudega. Siis augustis alustab uus 5-kuuline väljaõpe ja ma ei räägi sulle mitte lihtsalt sellest, mis on human design ja mida sa kuskil kaardis näed. Jah, me käime kõik need olulised nüansid ja komponendid läbi, aga põhirõhk on ikkagi sellel, et milliste väljakutsete või probleemidega võivad põrkuda mingisuguse eripäraga inimesed, mida tasuks arvesse võtta kellegiga töötamisel, millega sina üldse mõjutad teisi inimesi, kui sa nendega samas ruumis viibid, mida tegelikult teised inimesed tulevad sinu juurest otsima ja kuidas mingisuguse eripäraga inimest kas siis juhendada või toetada, mida ta tegelikult vajada võib ja kust tulevad siis need olulised lahendused või siis sõlmkohad, kust hakkab pilt hargnema. Igal juhul, kui sa tunned, et sa tahaksid õppida human design süsteemi praktiliselt kasutama töös minapildiga, piiravate uskumustega, kasutama ka suhetes suurema mõistmise harmoonia loomisel ja ka tähendusrikka tööalase väljundi leidmisel, siis oled täiega teretulnud. Kogu olulise lisainfo leiad minu humandesign.ee kodukalt ja minul oleks igatahes täiega hea meel näha sind augustis Zoomis.